Tervist, et minu plaan tänaseks oleks siis selline, et ma tahaksin läbi lahendada mõned natukene keerukamad andmete otsimise ülesanded, mille lahendamiseks tuleb siis SQL-is kirjutada select laused, millega küsitakse andmeid rohkem kui ühest tabelist. Ja plaan on selline, et ma kõigepealt lahendan selle vastava ülesande ära Access'is ja seejärel näitan, et kas siis üldse ilma muutusteta või väga väikeste muutustega on võimalik seesama lause käivitada ka PostgreSQLis ja ka LibreOffice Base'is. Ja olen siis kohe härjal sarvist ja alustan esimesest ülesandest. Andmebaas, mille põhjal ma siis plaanin neid ülesandeid lahendada, on hotelli andmebaas. Ja esimene ülesanne on selline, et tuleb leida kõik külalised, kes pole teinud ühtegi reserveerimist hotellis nimega Viru. Tuleb esitada päringu tulemuses külalise ees- ja perenimi ühe stringina ning suurtähtedega. Lisaks tuleb esitada tulemuses külalise number. Päringu tulemus tuleb sorteerida perenime ja selle sees külalise numbri alusel kasvavalt, nii et kui mitmes reas on samasugune perenimi, siis need read tuleb sorteerida külalise numbri alusel. Ja siin vihjatakse ka sellele, et kui on nüüd vaja stringe konkateneerida ja kokku ühendada, nagu siin on ees- ja perekonnanime puhul vaja teha, et siis Microsoft Access'is vastava operaatori nimi on AND märk. Ja ma teen siis niimoodi, et ma võtan ja siinsamas Notepad++-is loon siis uued aknad ja siia hakkan siis kirjutama SQL koodi. Ja kopeerin siis seda SQL koodi jällegi siia sellesse Accessi andmebaasi ja panen siis siin vastavat päringut käima. Nüüd üpris sageli on tegelikult üks selline kasulik võte, kuidas leida mingisugusele huvipakkuvale tingimusele vastavaid olemeid selline, et kui see tingimus, millele vastavaid olemeid otsitakse, tundub formuleerimiseks liiga keeruline, siis võib-olla aitab see, et te kõigepealt üritate leida need olemid, mis ei vasta sellele tingimusele. Ehk siis te tegelikult sõnastate selle tingimuse bird-tingimuse, leiate kõik need olemid, mis vastavad sellele bird-tingimusele, ehk sellele algsele tingimusele ei vasta. Ja seejärel, kui te olete leidnud need olemid, mis sellele algsele tingimusele ei vasta, siis te leiate kõik ülejäänud olemid. Kõik ülejäänud olemid on siis sellised, mis siis peaksid vastama sellele algsele tingimusele. Nii et kui on ülesanne leida kõik külalised, kes pole teinud ühtegi reserveerimist hotellis nimega Viru, et siis ma alustan selle ülesande lahendamist sellest, et ma leian kõik sellised külalised, kes on Viru hotellis reserveerimist teinud. Ja kui ma olen leidnud sellised külalised, siis ma leian kõik ülejäänud külalised ja need on siis need külalised, kes hotellis Viru reserveerimisi teinud ei ole. Nii et siis andmed reserveerimiste kohta on tabelis reserveerimine. Ja esialgu mind huvitavad siis reserveerimised, mis on tehtud Viru hotellis. Et siin ülesandes viidatakse hotelli nimele ja järelikult ka siin päringu tingimuses ma pean kasutama hotelli nime, mitte hotelli numbrit. Ma võiksin leida Viru hotellis toimunud reserveerimised niimoodi, et ma ühendan tabeli reserveerimine kokku tabeliga hotell, aga ma võin kasutada ka alampäringut. Et siin tegelikult ei ole ülesandes ette öeldud, et millist lahendust oleks vaja kasutada, nii et see on tegelikult teie enda vaba valik, et kuidas te siis seote reserveerimised ära hotelli tabeliga, leidmaks siis sellised reserveerimised, mis on just toimunud Viru hotellis. Näiteks võib seda siis teha niimoodi, et ma leian reserveerimised, kus hotelli number sisaldub selle alampäringu poolt leitud hotelli numbrite hulgas ja siin alampäringus ma kontrollin tingimust, where nimi võrdub Viru. Ja tegelikult ei huvita mind mitte kõik andmed tabelist reserveerimine ehk mitte andmed kõikidest tabeli reserveerimine vilgudest, vaid mind huvitavad ainult külaliste numbrid. Nii et kui ma nüüd võtan, kopeerin selle koodi siia aknasse ja käivitan selle koodi, nii et Ctrl-,
on siis kiirkorraldus, millega on võimalik access'id select lauseid kiiresti käivitada. Siis te näete, et päringu tulemuses on nüüd mul andmed külaliste kohta, kellel on Viru hotellis vähemalt üks reserveerimine. Kusjuures te võite näha, et siin päringu tulemuses on on külaliste numbreid ka mitmekordselt, sellepärast et on ju täiesti võimalik, et üks ja sama külaline on teinud hotellis Viru rohkem kui ühe reserveerimise. Ja nüüd järelikult selle päringu tulemuses olevad külaliste numbrid ei tohi kindlasti olla siis selle lõppvastuse hulgas, ehk selliste numbritega külalistel on Viru hotellis reserveerimis. Et ega mul on vaja just leida sellised külalised, kellel Viru hotellis reserveerimisi ei ole. Ja nüüd, kui ma olen siis leidnud selliste külaliste numbrid, kellel on Viru hotellis reserveerimisi, saan ma siit juba välja võtta andmetabelist külaline, külalise number, eesnimi ja perenimi ühe stringina, mille puhul külalise number ei sisaldu selle päringu poolt leitud külalise numbrite hulgas. Nii et select külalise number, eesnimi, perenimi from külaline, where külalise number not in ehk ei sisaldu selle alampäringu poolt leitud külalise numbrite hulgas. Et kopeerin selle siia jälle tagasi. Ja kui ma panen nüüd selle päringu käima, siis päringu tulemus on selline, et leitakse külalised 50. Et siin tuleb pidada silmas seda, et sellised külalised, kes ei ole teinud hotellis Viru reserveerimisi, et nende hulka kuuluvad ka külalised, kellel ei ole mitte ühtegi reserveerimist, et kes on registreeritud külalise tabelis, aga kelle kohta ei ole registreeritud ühtegi rida reserveerimiste tabelis. Nii et kui ma oleksin selliste külaliste otsingut, et kes ei ole Viru hotellis reserveerimisi teinud puhtalt reserveerimise tabeli põhjal, siis tegelikult selliseid külalisi, kellel pole mitte ühtegi reserveerimist, ei Viru hotellis ega üheski teises hotellis, ma selle päringu tulemusse ei oleks saanud. Nüüd oli öeldud, et päringu tulemuses tuleb siis eesnimi ja perenimi kokku panna üheks stringiks. Ma tahan siia vahele panna ka tühiku, et ei oleks need eesnimi ja perenimi niimoodi üksteise kukil. Ja nüüd join tähelepanu siis sellele, et kui vaadata korraks siia külalise tabelit, siis külalise tabelis tegelikult eesnimi on kohustuslik, aga perenimi on mitte kohustuslik. Perenimi võib puududa. Ja nüüd siis võib esimene olukord, kus eesnimi on olemas, perenimi puudub, aga eesnimele pannakse järgi see tühik. Nii et mida ma praegu teen, ma rakendan nüüd omakorda selle eesnime ja perenime konkateneerimise tulemusele siis veel trim funktsiooni. Ja see trim funktsioon vaikimisi eemaldab stringi algusest ja lõpust tühikud. Nii et olukorras, kus eesnimi on olemas, perenimi puudub, eesnime lõppu pandi tühik, siis see trim funktsioon selle tühiku siit eemaldab. Ja kindlasti ma tahan, et päringu tulemuses sellel veerul oleks ka ilusam nimi, mitte süsteemi poolt antud selline kole nimi, nagu näiteks Access'is oleks veeru nimi expression 1000 või midagi sarnast. Nii et as külalise nimi. Ja see and operaator, et see toimib siis niimoodi, et kui mul on tekst and null, et siis selle tulemus on tekst. Nii et juhul, kui eesnimi on olemas, perenimi puudub, siis tulemuseks on ikkagi see eesnimi sellel konkateneerimisel. Ja siis oli öeldud, et nüüd tuleb päringu tulemust ka sorteerida. Nii et order by ja oli öeldud, et tuleks sorteerida perenime järgi ja kui mitmel külalisel on samasugune külalise number, siis tuleks samasugune perenimi, siis tuleks sorteerida külalise numbri järgi. Nii et see sorteerimise eeskiri order by klausel läheb siia lausesse kõige lõppu. Siia ma võin kirjutada komadega eraldatult siis viited mitmele erinevale veerule. Hakatakse rakendama seda sorteerimise eeskirja vasakult paremale, nii et kõigepealt sorteeritakse perenime järgi. Vaikimisi sorteeritakse kasvavalt, nii et ma võin selle ask siia kirjutada, aga ma võin selle jätta ka kirjutamata. Kui ma sooviksin sorteerida kahanevalt, siis ma peaksin kirjutama descending. Ja kui mitmes reas on samasugune perenimi, siis need read sorteeritakse külalise numbri järgi. Jällegi vaikimisi sorteeritakse kasvavalt.
Nii et kui ma kopeerin selle koodi siia sellesse aknasse ja panen nüüd käima, siis päringu tulemus on selline. Nüüd rääkides siis sellest, et milline oleks see kood, kui ma tahaksin seda käivitada kas siis PostgreSQLis või LibreOffice Base'is, et no alustame siis PostgreSQList, et tegelikult PostgreSQLi puhul on ainult üks erinevus. PostgreSQLi stringide konkatenatsiooni operaator on 2 +. See on erinevus üks, aga tegelikult sellega on seotud nüüd teine erinevus, sellepärast et PostgreSQLis see stringide konkatenatsiooni operaator toimib selliselt, et kui ma konkateneerin kokku väärtuse ja nulli, siis tulemuseks ei ole väärtus, tulemus on null. Ja selleks, et nüüd siis seda probleemi lahendada, üks variant oleks kasutada sellist funktsiooni nagu on collests. Funktsioon collests, sellel võib olla mitu argumenti ja see funktsioon tagastab argumentide hulgast esimese, mis ei ole null. Nii et ma kirjutan siia, näete niimoodi, collests, sulgudesse perenimi, püstring, sulud. Ehk teiste sõnadega, juhul kui perenimi ei ole null ehk perenimi on olemas, siis see funktsioon tagastab perenimi. Juhul kui perenimi puudub ehk on null, siis sellisel juhul see funktsioon tagastab tühjastringi. Ja nüüd see tühistring konkateneeritakse siis kokku eesnimega ja selle tühikuga ja trimmi abil siis jällegi eemaldatakse siit selle stringi lõpust see tühik. Ja nüüd, kui ma siis kopeerin siit selle lause ja mul on, näete siin tb-fiilis, siis need PostgreSQLi tabelite loomise laused, et siin nendes tabelite loomise lausetes mul on ka tabeli nimed täpitähtedega, selleks, et mul ei oleks vaja nii palju muudatusi teha nendes lausetes. Et ma saan teile lihtsalt näidata, et näete, et sisuliselt seesama kood, mille ma kirjutasin Accessi jaoks, et seesama kood käivitub ka PostgreSQLis. Ja mis puudutaks siis nüüd selle ülesande lahendust LibreOffice Base'is, et siis LibreOffice Base'i puhul on siis 2 asja, et kõigepealt juba eelnevatest videotest teate, et need identifikaatorid ehk nimed te peaksite siin kirjutama läbivalt suurtähtedega. Et seda ma saan siin kiiresti teha niimoodi, et valin siit edit, convert case to ja uppercase ja teisendan siis nime suurtähtedeks. Nüüd hotelli nimi siin tingimuses tuleb mul ikka kirjutada väiketähtedega või esimene täht on suur, edasi on väiketähed, sellepärast et PostgreSQLis ja siin selles LibreOffice Base'is ehk siis tegelikult HSQL DB's on otsing vaikimisi tõstu tundlik, erinevalt Microsoft Accessist, kus see otsing on tõstu tundetu. Ja mis puudutab trim-funktsiooni kasutamist, et siis siin trim-funktsioon on LibreOffice Base'is või täpsemalt siis HSQL DB's, mis on siis see andmebaasi mootor selle LibreOffice Base andmebaasi süsteemi taga, et see trim-funktsioon on siin olemas, aga tuleb selle poole siis pöörduda niimoodi, et mul tuleb selle trim-funktsiooni kasutamisel ära näidata, et mida täpselt ma soovin siis siit stringi algusest ja lõpust trimmida ehk kärpida, et ma soovin siit stringi algusest ja lõpust kärpida tühikuid. Ja nüüd kopeerin siit selle lause. Mul on siin lahti see hotelli andmebaas LibreOffice Base'is ja siit võtan siis päringud, koostepäring SQL vaates, kopeerin selle päringu siia ja vajutan käivitamise nupule ja nagu te näete, siis töötab see päring ka siin. Nii et sellel esimesel ülesandel need lahendused erinevates andmebaasi süsteemides olid üsna ühesugused. Et lihtsalt siis LibreOffice Base ja PostgreSQL, et nende puhul oli vaja kasutada ka seda collests funktsiooni, sellepärast et vastasel juhul see, kui teil eesnimi oleks olemas, perenimi puuduks, et vastasel juhul selle eesnime ja perenime konkateneerimise tulemus oleks null. Nii, ülesanne number 2. Leidke Tallinna hotellidest tehtud ning rohkem kui 2 päeva pikkuste reserveerimiste põhjal selliste reserveerimiste keskmine pikkus päevades, selliste reserveerimiste hulgast kõige lühem reserveerimine, selliste reserveerimiste hulgast kõige pikem reserveerimine. Reserveerimise pikkuse päevades saate teada, kui lahutate reserveerimise lõpuajast algusaja. Kasutage päringus tabelite reserveerimine ja hotelli aliastena vastavalt nimesid R ja H.
Päringu tulemuseks peab olema tabel, kus on 3 veergu ja 0 või 1 rida ja keskmine peab olema ümardatud 2 kohani peale koma. Ja tabelite ühendamisel realiseerigi join'i tingimused where clause'i abil. Kõigepealt see viimane rida siin ütleb mulle siis seda, et kui ma nüüd ühendan kokku 2 tabelit, tabelid reserveerimine ja hotell, selleks, et teha kindlaks, et millised reserveerimised on Tallinna hotellides, et siis ma peaksin kasutama seda vanemat ühendamise syntaksi, kus siis from clause'is on komadega eraldatud tabelite nimekiri ja where clause'isse on kirjutatud see ühendamise tingimus. Siis on öeldud, et mul tuleks kasutada siin tabelite alias. Tabelite aliased tähendavad siis seda, et mul on võimalik päringu kontekstis viidata tabelile mõnda teist nime kasutades. Et ma päringu kontekstis annan tabelile uue nime ja siis selles päringus sellele tabelile viitamises kasutan seda uut nime. Nii et näiteks võib see olla vajalik sellisel juhul või ütleme kasulik sellisel juhul, kui teil on tabeli nimi suhteliselt pikk ja te ei taha korduvalt sellele tabelile seda pikka nime kasutades viidata. Et siis teil on võimalik võtta kasutusele lühem nimi. Sellisete aliaste kasutamine on hädavajalik sellisel juhul, kui teil ülesande lahendamiseks oleks vaja pöörduda oma päringus tabeli poole korduvalt. Justkui oleks tegemist mitme erineva tabeliga, millel on erinev nimi, aga nendes tabelites on täpselt ühesugused andmed. Et siis sellisel juhul te saate neid aliasi kasutades justkui selles päringu kontekstis viidata erinevatele tabelitele, kus tegelikult on täpselt ühesugused andmed. Nii, et hakkan siis selle ülesande lahendamisega pihta, võtan siit uue akna, valin siit jälle language ja SQL. Ja nagu siis oli öeldud, et ma peaksin leidma kõigepealt Tallinna hotellides tehtud reserveeringud. Select from reserveerimine. Ja nüüd oli öeldud, et ma peaksin kasutama aliast reserveerimine as error, hotell as hashtag. Nii et siin selles from clause'is ma annan siis nendele tabelitele selle uue nime, mida ma pean siis kasutama selleks, et sellele tabelile viidata. Ja nüüd, kui ma paneksin käima sellise päringu, et lihtsalt nii-öelda prooviksin, et siis te näete, päringu tulemuses on 312 rida, samas reserveerimiste tabelis on kokku 79 reserveerimist. Ehk tegelikult siin selle päringu tulemuses on rohkem ridu, mis siis viitab sellele, et ma tegelikult selle päringuga moodustasin korrutis. Iga rida tabelist reserveerimine on ühendatud kokku iga reaga tabelist hotell. Leitud kõik võimalikud reserveerimiste ja hotellide paarid. Tegelikult iga reserveerimine on seotud täpselt ühe hotelliga. Nii et kui ma vaatan reserveerimise tabelit, siin on hotelli number, et iga reserveerimine on toimunud täpselt ühes kindlas konkreetses hotellis. Ei ole niimoodi, et üks ja sama reserveerimine toimus kõikides hotellides või mitmes erinevas hotellis. Nii et nüüd ma lisan siia juurde piirava tingimuse, et hotelli number tabelis reserveerimine peab võrduma hotelli numbriga tabelis hotell. Ja nendele tabelitele hotelli reserveerimine, et nendele viitamiseks siin where clause'is ma pean kasutama siis juba seda aliast. Näete, siin ma from clause'is andsin päringu kontekstis tabelitele selle aliase või alternatiivse nime ja siin ma viitan siis nendele tabelitele kasutades seda uut nime. Et kui ma siin kasutaksin seda vana nime reserveerimine, et siis see lause enam ei läheks käima. Ja siia lisan siis juurde veel teise tingimuse, et hotelli linn peab olema Tallinna. Ja nüüd, kui ma panen selle päringu käima, siis vaadates nüüd selle päringu tulemust, siis selle päringu tulemuses on 55 rida, et need on siis päringu tulemuses on need reserveerimised, mis on tehtud Tallinna hotellides. Nüüd mind tegelikult, kui ma vaatan selle päringu tulemust, ei huvita hotelli numbrid või hotelli nimed või ruumide numbrid, et tegelikult mul on vaja arvutada välja selle reserveerimise pikkused ja leida siis sealt pealt keskmine, leida minimaalne ja leida maksimaalne. Nii et mind tegelikult huvitavad lõpuaeg ja alguse aeg. Panen päringu käima.
panen selle päringu käima ja siin on siis välja toodud iga reserveerimise kohta lõpuaeg ja algusaeg. Nüüd tegelikult oli siin selles ülesandes öeldud, et mind huvitavad ainult sellised reserveerimised, mis on rohkem kui 2 päeva pikad. Et mul tuleks leida nüüd reserveerimise pikkus. Ja Accessis on mul võimalik kasutada ära siis sellist süsteemi defineeritud, et süsteemi sisse ehitatud operaatorit, mis siis võimaldab mul ära lahutada üksteisest 2 kuupäeva ja 2 kuupäeva lahutamise tulemuseks on intervall, nende kuupäevade vaheline intervallpäev. Nii et kui ma lisan siia juurde tingimuse and lõpuaeg miinus alguse aeg on suurem kui 2, siis kui ma lahutan Accessis üksteisest 2 kuupäeva, tulemuseks on intervall päevades. Ja tegelikult Accessil on seda operatsiooni sisemiselt väga lihtne teha, sellepärast et sisemiselt Access salvestab kuupäevu arvuna, täisarvuna. Ja kuupäevade lahutamine tegelikult tähendab üksteisest arvude lahutamist sisemiselt, nii et Access saab selle nagu väga kiiresti teha. Ja nüüd, kui ma panen selle päringu siin käima, siis ma näen, et see reserveerimiste hulk on jäänud siin oluliselt väiksemaks. Ja muu hulgas on siit päringu tulemusest ka ära kadunud kõik sellised reserveerimised, millel lõpuaeg puudus. Et mul ei ole tegelikult vaja seda kontrolli, et lõpuaeg peab olema määratud siia eraldi lisada. Sellepärast, et kui ma viin läbi operatsiooni 0 miinus väärtus, siis tulemuseks on null. Ja kui ma kontrollin, kas null on suurem kui 2, siis tulemus on alt 0. Ja sellisele kontrolli tulemusele vastavad read päringu tulemusse ei kuulu. Nii et tegelikult juba see tingimus siin filtreeris mul välja kõik sellised reserveerimised või jättis siit vaatluselt välja kõik sellised reserveerimised, kus kohas lõpuaeg oli. Kui ma siin selle lahutamise operatsiooni läbi viisin ja nüüd kontrollin, et see peab olema siis see intervall päevades suurem kui 2, et siis mul ongi siin tulemuses ainult sellised reserveerimised, kus nii algusaeg kui lõpuaeg mõlemad on määratud. Ja nüüd, kui ma siis lahutan siin select clause'is ära lõpuajast algusaja, siis tulemus on selline, et mulle näidatakse siin intervalli päevades. Ja mida mul on nüüd vaja teha? Mul on vaja arvutada koondandmeid. Ehk kui ma vaatan seda tulemust siin, siis praegu mul on üks rida iga reserveerimise kohta, mis siis on tehtud Tallinna hotellis ja mis on pikem kui 2 päeva. Aga nüüd mul on vaja selle ridade hulga põhjalt välja arvutada koondandmed. Ehk mul oleks vaja leida üle nende väärtuste keskmine väärtus, kusjuures ümardades selle 2 kohani peale koma. Mul oleks vaja leida kõige lühem pikkus. No, silma järgi vaadates on antud juhul 3 ja mul oleks vaja leida kõige suurem pikkus, mis silma järgi vaadates hetkel siin nende andmete peal on 62. Ja järelikult ma kasutan siis nüüd neid koondandmete leidmise funktsioon. Nii et keskmise leidmiseks on funktsioon AVG, et see leiab aritmeetilise keskmise. Kui ma panen selle päringu nüüd käima, siis päringu tulemus on näete selline, et siin on päris mitu kohta peale koma. Kui ma tahan nüüd ümardada tulemuse 2 kohani peale koma, siis ma annan selle arvu, mis ma siis leian selle AVG funktsiooni kasutamise tulemusena, omakorda sisendiks round funktsioonile. Ja round funktsioonil on 2 argumenti, et esimene argument on ümardatav arv ja teine argument on kohtade arv peale koma. Nii et kui ma kopeerin selle siia ja panen selle nüüd käima, siis näete, tulemus on 16,09. Ja nüüd tuleks siis mul leida ka minimaalne pikkus. Ja mul tuleks leida ka maksimaalne pikkus.
Siin te näete, et selles päringus ei ole group by clause'it, mis siis tähendab seda, et kõik read, mis vastavad nendele tingimustele, moodustavadki ühise ridade grupi ja üle kõikide ridade arvutatakse siis need koondandmed välja. Leitakse siis keskmine pikkus, leitakse minimaalne pikkus, leitakse maksimaalne pikkus. Ja kui ma kopeerin selle lause siia, panen selle lause käima, siis nagu te näete, selle lause käivitamine õnnestub. Mis puudutab lõpuaja ja algusaja vahelise intervalli leidmist, et Access'is on näiteks olemas kellest selline funktsioon nagu dateIf, aga antud juhul mul seda ei olnud vaja kasutada, kuna mul oli vaja leida intervall päevades ja siis see lahutamisoperatsioon annabki tulemuseks intervalli päevades. Kui me räägime nüüd PostgreSQList, et siis PostgreSQLi jaoks ei ole tegelikult seda koodi siin üldse vaja muuta. Et PostgreSQLis samamoodi on olemas operaator, mis võimaldab lahutada siis lõpuajast, mis võimaldab lahutada üksteisest 2 kuupäeva ja kuupäevade lahutamise tulemuseks on nende kuupäevade vaheline intervall päevades. Nii et selline operaator, mille nimi on miinusmärk ja millel siis need operandid ja argumendid on siis date tüüpi, et selline operaator on PostgreSQLis ka väga kenasti olemas. Nüüd, kui me räägime LibreOffice Base'ist, siis LibreOffice Base'is sellist operaatorit ei ole, või jällegi täpsemalt siis selles HSQL DB andmebaasi süsteemis, mis siis on tegelikult kasutusel seal sisemiselt selles LibreOffice Base töölaua andmebaasi süsteemis. Et seal ei ole sellist nii-öelda kuupäevade lahutamise operaatorit, aga seal on selline funktsioon nagu on dateDiff. Nii et kui ma nüüd võtan ja teisendan siin edit convert case to uppercase, siin muidugi jälle siis väike tähed, siis kui ma nüüd prooviks kirjutan siia niimoodi select date diff, siis on intervalli tüüp, see on siis päevades ja siis on alguse aeg ja lõpu aeg as interval from reserveerimine. Et kui ma võtan ja kopeerin siit selle päringu, kopeerin selle siia LibreOffice Base'is siia sellesse aknasse, panen käima, siis näete, kenasti see töötab ja arvutatakse mulle välja siis iga reserveerimise korral see intervall päevades. Ja sellisel juhul, kui see intervall puudub, et sellisel juhul ongi see olukord, kus kohas lõpuaeg puudub, algusaeg on olemas ja siis see intervalli leidmise tulemus on null ehk teadmata. Nii et tähendab see siis seda, et nüüd igal pool, kus mul oli siin praegu lahutatud lõpuajast algusaeg, et siia asemele tuleks panna siis see pöördumine selle dateIf funktsiooni poole, et siia ja tuleks panna see ka siia ja tuleks panna see ka siia. Ja kui ma nüüd kopeerin siit selle lause, panen selle lause siia aknasse ja käivitan siis, nagu te näete, et annab ta ka tulemuse. Et siin arvestage sellega, et erinevates andmebaasisüsteemides või nendes erinevates andmebaasides ei ole täpselt identsed andmed, et sellepärast ka need vastused võivad üksteisest erineda. Niimoodi, et see oleks siis ülesande number 2 lahendus. Ja siin siis kommentaariks oleks see, et päringu tulemuseks peab olema tabel, kus on 3 veergu ja 0 või 1 rida, et kui juhtumisi näiteks reserveerimiste tabel oleks tühi või ei oleks mitte ühtegi reserveerimist Tallinna hotellides, siis selle päringu tulemuses ei oleks mitte ühtegi rida. Nii, võtame ette ülesande number 3. Millistel aastatel on alanud kõige rohkem reserveerimisi hotellis nimega Viru? Toppi ei tohi selle ülesande lahendamiseks kasutada. Toppi saaks kasutada siis Microsoft Access'is, aga näiteks ütleme PostgreSQLis ma saaksin kasutada midagi topile sarnast. Päringu tulemuses väljastage aasta arv ja sellel aastal alanud reserveerimiste arv.
veerud nimega aasta ja arv. Ja viieks on öeldud, et Accessis on selline funktsioon nagu year, mis võimaldab eraldada kuupäevast aasta arvu ja tegelikult on selliseid funktsioone ka teistes andmebaasisüsteemides, kas ei olnud näiteks MySQLis ka selline funktsioon olemas. Ja näiteks PostgreSQLis ja LibreOffice Base'is oleks selleks funktsiooniks siis extract, mis siis võimaldab kuupäevast eraldada aasta arvu. Siin ülesande number 3 juures tuleb öelda kommentaariks seda, et vaadake, päringu tulemuses võib ka olla rohkem kui üks rida. Sellepärast, et vabalt võib olla selline olukord, kus on mitu aastat, kus on ühtemoodi kõige rohkem reserveerimisi hotellis Viru. Et sellisel juhul väga oluline tuleb väljastada kõikide nende aastate, kõik need aastaarvud, mitte siis ainult üks aastaarv. Nii, et lahendan siis jällegi selle ülesande kõigepealt siit Access'is. Võtan siit jälle file ja new language SQL ja esimese asjana leian siis hotellis Viru tehtud reserveerimine. Nii et jällegi, kas kasutan tabelite ühendamist või kasutan alampäringut, et mul ei ole seda siin ette öeldud, nii et ise valin, kuidas ma seda teen. Where hotelli number võrdub any, et lihtsalt kirjutada midagi teistmoodi, et näiteks ma saan kirjutada ka niimoodi. Nii et hotelli number võrdub any ja siis siin on alampäring. Nii et alampäringus leitakse siis hotellide numbrid, mille nimi on Viru ja siin põhipäringus öeldakse siis seda, et hotelli number peab võrduma mis tahes hotelli numbriga, mis on leitud selle alampäringu. Panen selle päringu käima veendumaks, et see läheb tööle ja nagu te näete, päringu käivitamine õnnestus. Nüüd mind tegelikult huvitavad algusajad. Ega mind muud andmed siit reserveerimise tabelist ei huvita. Et need on siis nende reserveerimiste algusajad, mis on tehtud hotellis Viru. Nüüd järgnevalt on mul vaja siis sealt algusajast eraldada aastaarv. Ja selles kasutan sellist süsteemi defineeritud funktsiooni nagu year, mis on Access'is kenasti olemas. Nii et sisendiks annan kuupäeva ja see funktsioon tagastab mulle aastaarvu. Nii et lihtsalt panen siia võrdluseks korraks siis, et väljastada alguse aasta ja siis kuupäev. Ja kui ma nüüd vaatan tulemust, et näete, et see year funktsioon töötab korrektselt, et näete, algas 12. märtsil 2011, aasta on 2011. Või algas 22. jaanuaril 2022, algusaasta on 2022. Ja nii edasi. Nii et see year funktsioon toimib nii, nagu on vaja. Nüüd, kui vaadata selle päringu tulemust, et ma vaatan siis seda päringut siin. Kui vaadata selle päringu tulemust, te näete, et siin päringu tulemuses neid on korduvaid ridu. Seda sellel põhjusel, et täiesti võimalik, et ühel ja samal aastal hotellis võis alati rohkem kui üks reserveerimine, et see on täiesti loomulik sellise hotelli puhul, mis tahab ka kasumit oma omanikele teenida. Nii et järgmine asi, mida mul oleks vaja teha, mul oleks vaja nüüd leida koondandmed, kus ma siis iga aastaarvu kohta, mis on siin päringu tulemuses, leiaksin, kui mitu sellise aastaarvuga reserveerimist on siis siin andmebaasis registreeritud. Nii et mul on vaja lisada siia juurde grupeerimine. Nii et ma kirjutan siia group by year algusaeg, ehk siis see avaldis, mis mul on siin select klauslis. Ja siia select klauslisse ütlen, et nüüd lisaks aastaarvule ma tahan näha ka arvu, et kui mitu reserveerimist on sellel aastal alanud. Ja võtan ja kopeerin selle lause siia, panen käima ja näete, päringu tulemus on siis selline, et mul on näha aastaarv ja teises veerus on näha, et kui
kui mitu reserveerimist siis hotellis Viru sellel aastal algas. Et no, siit on näiteks juba visuaalselt näha, et aastatel 2011 ja 2013 on siit andmete järgi alanud 3 reserveerimist, et need on need aastad, kus on olnud kõige rohkem reserveerimist. Küsimus on, et kuidas need siit välja võtta ja kuidas nad välja võtta siit niimoodi, et ma ei kasutaks topi. Et kõigepealt esimese võimaliku lahendusena pakun teile seda, et mida te saate teha siin Microsoft Accessis, te saate salvestada neid select laused, query'da. Ja kui te salvestate select lause query objektina, siis te tegelikult loote sellise asja nagu on vaate. Et vaade ehk virtuaalne tabel, nime omav tabel, mis on tegelikult andmebaasis salvestatud päring ja kui keegi kasutaja küsib siis sellest virtuaalsest tabelist andmeid, siis täidetakse selle vaate aluseks olev päring ja näidatakse tulemust kasutada. Nii et näiteks ütleme Viru reserveerimist, et annan sellele query'le sellise nime. Ja nüüd, kui ma siis vaatan siin Accessi objekte, siis tegelikult ma näen, et mul on siin tabelid, et mul on siin baastabelid ja kui ma klõpsan selle Viru res peal, siis ma näen, et siin on mul ka tabel. See on täpselt samamoodi tabel, lihtsalt tegemist on virtuaalse tabeliga. Ja selle virtuaalse tabeli ehk vaate põhjal ma saan teha päringut täpselt samamoodi, nagu ma saan teha nende baastabelite põhjal. Täpselt nii, nagu ma saan küsida andmeid tabelist hotell, täpselt samamoodi ma saan küsida andmeid ka tabelist Viru res. Nii et esimene võimalik lahenduse strateegia oleks siis selline, et ma kirjutan nüüd päringu, et select term from Viru res, where arv võrdub, kirjutan siia hetkel konstandi 3. Lihtsalt demonstratsiooni huvides kõigepealt. Et võtan siit lahti kui akna ja kirjutan, et leia mulle tabelist Viru res sellised vead, kus arv võrdub 3. Et nagu te näete, et ta annab mulle tulemuseks 2 aastat, 2011, 2013, et need on need aastad, mis peaksid olema hetkel selle päringu tulemuses. Aga loomulikult selline lahendus ei sobi, sellepärast, et see lahendus pole dünaamiline. Ma olen hetkel selle arvu siia pannud kirja konstandina. Ja kui need peaks siis juhtuma niimoodi, et tegelikult siin andmebaasis andmed muutuvad, mis on ju igati reaalne, et siis see constant 3 ei ole enam õige. Ja sellisel juhul see päring annab mulle vale tulemus. Nii et selle arvu 3 asemel mul oleks vaja leida dünaamiliselt see kõige suurem arv, mis on andmebaasis registreeritud. Ja selle kõige suurema arvu leidmiseks ma saan kasutada sellist alampäringut, nagu on skalaarne alampäring. Skalaarne alampäring on tegelikult siis selline alampäring, mille tulemuseks on tabel, kus on 1 veerg ja 0 või 1 rida. Andmebaasi süsteem suudab selle skalaarse alampäringu tulemuse automaatselt teisendada skalaarseks väärtuseks. Ja te saate siin SQL-is seda skalaarset alampäringut kirjutada igale poole, kuhu te muidu kirjutaksite konstanti. Et sinna asemele te võite ka kirjutada sellise skalaarse alampäringu, mis tagastab siis tabeli, kus on 1 veerg ja 0 või 1 rida. Nii et antud juhul see alampäring leiaks siis select, oleks siis selline max arv as, annan siia ka aliase from Viru res. Siin peab vaatama, et kui ma siin alampäring on sulgudes, et kui siin on avav sulg, et siia panen ka selle sulgeva sulgu. Ja kopeerin selle siia, panen käima. Ja päringu tulemus on nüüd täpselt selline, nagu ma soovin. Nüüd, kui ma tahaksin seda ülesannet lahendada ühe lausega, et siis ma saaksin võtta tegelikult aluseks nüüd selle päringu siin ja konstrueerida siit kokku lause, mis siis lahendab, mis on siis üks lause ja lahendab selle sama ülesannet. Nii et näete, ma siin viitan 2 korda sellele virtuaalsele tabelile Viru res. Ma kirjutan siia niimoodi ja ma kirjutan siia niimoodi. Ja nüüd ma võtan selle esimese päringu ja panen copy paste siia, panen copy paste siia ja panen copy paste siia. Ja kui ma nüüd kopeerin siit selle lause, kopeerin selle siia, siis see lause täitmine endiselt õnnestub. Nii et ma lihtsalt nüüd selle viite asemel sellele virtuaalsele tabelile panin alampäringu from clauses
mis siis leiab need samad andmed. Ja nüüd järgmise sammuna oleks võimalik seda päringut siin lihtsustada. Et näiteks ma saaksin siis teha niimoodi. Ma saaksin teha niimoodi. Saaksin siia lisada niimoodi, having count on suurem võrdne kõigist. Ja nüüd ma saaksin veel siin teha sellist lihtsustamist. Et see oleks siis lihtsustatud päring. Ma vaatan kõigepealt, kas see päring läheb siin tööle. Et läks tööle. Ja kui nüüd vaadata lähemalt siia peale, et mida siin siis tehakse, et nüüd see esimene osa sellest lausest on täpselt samasugune nagu see lause, mille ma algselt koostasin. Ja nüüd on mulle lisatud siia siis having clause, et having clause'isse mul on võimalik lisada siis selliseid piiravaid tingimusi, mis siis piiravad selle päringu tulemust nüüd selle kokkuvõtte funktsiooni kasutamise tulemusel leitud koondandmete alusel. Et ma loendasin kokku aastate kaupa reserveerimiste arvu ja nüüd ütlen, et see arv peab olema suurem võrdne kõikidest nendest arvudest, mis on leitud selle alampäringu poolt. Ja selle alampäringuga leitakse siis Viru hotelli reserveerimiste arvud erinevate aastate kaupa ja see tingimus, et having count term on suurem võrdne kõigist selle alampäringu poolt leitud, kõikidest sellest alampäringu poolt leitud arvudest. Et see tingimus on täidetud ainult sellisel juhul, kui see arv on kõige suurem. Nüüd, kui ma tahaksin siis näitan teile ka seda, et milline oleks olnud see lahendus kasutades topi, et siin oli öeldud, et topi küll ärge kasutage, aga lihtsalt, et te teaksid, et siin Microsoft Accessis ja ka tegelikult Microsoft SQL Serveris on selline predikaat nagu on top predikaat ja seda annaks ka sellise ülesande lahendamisel kasutada. Et see top leiab siis ridade hulgast esimesed ja selle topi kasutamine eeldab seda, et read on sorteeritud. Et ilma sorteerimata see topi kasutamine ei anna mingisugust sisukat tulemust. Nii et kui ma kasutaksin topi, siis ma sorteeriksin siin selle päringu tulemuse aastate arvu järgi kahanevalt. Et nagu te näete, et siin on siis selle reserveerimiste arvu järgi sorteeritud kahanevalt, nii et näete 2011, 2013 on siin kõige alguses. Ja nüüd, kui ma kirjutan siia siis top 1, siis tegelikult selle päringu tulemuses on rohkem kui üks rida, sellepärast et see loogika on siin selline, et andmebaasisüsteem vaatab, et sorteeriti arvu järgi kahanevalt. Ja järelikult tuleb võtta kõik sellised read, kus see arv oli kõige esimene. Ja selliseid ridu võib olla rohkem kui üks. Nii et kui ma panen selle päringu käima siit ja panen nüüd selle päringu käima, siis tulemus siin on selline. Nii et see top põhineb siis ridade sorteerimisel, et pidage meeles, et kui te topi kasutate, et siis see sorteerimine ei tohi olla puudu. Ja see top predikat on olemas Accessis. On olemas ka näiteks Microsoft SQL Serveris, kui te tahaksite Microsoft SQL Serveris nüüd samasugust tulemust, siis te peaksite kasutama seda topi koos with ties määranguga, et siis ta annab teile samasuguse tulemuse. Nüüd vaatame siis, kuidas seda ülesannet lahendada kõigepealt PostgreSQLis. Et võtan selle Accessi jaoks tehtud ühe lausega lahenduse. Ja siin siis erinevus PostgreSQLi ja Accessi vahel on selles, et PostgreSQLis on funktsioon extract. Et PostgreSQLis on funktsioon extract.
Võtan, kopeerin siit selle lause, panen käima, nagu te näete, täitmine õnnestub. Et mõned erisused, et ma saan näiteks PostgreSQLis kasutada siin group by klauslist ka seda aliast, nii et ma kirjutan siia group by aasta. Ja tegelikult töötab see päring ka sellist, et kui ma oleksin kasutanud siin Access'is seda aliast, et siis sellisel juhul ma oleks saanud peateat. Vaatame kohe järgi. Et kui ma oleks Access'is katsetanud sellist lauset, kus ma kirjutan siia group by aasta, siis näete, mulle öeldakse selle kohta viga. Nii et lihtsalt PostgreSQL on siin paindlikum, et ta lubab siin kasutada ka seda aliast. Nüüd tegelikult mul on võimalik ka kasutada seda lahendust siin. Ja otse loomulikult saaksin ma ka PostgreSQLis luua andmebaasi skeemi osana virtuaalseid tabeleid ehk vaateid. Aga mul on võimalik siin PostgreSQLi päringu kontekstis kasutada sellist asja, nagu on ühine tabeli avaldis, common table expression. Ja see ühine tabeli avaldis idee on siis selles, et siin päringu alguses ma defineerin alampäringu või alampäringud ja siis saan nii-öelda selles lause põhiosas viidata siis nime järgi sellele alampäringule. Nii et ma saaksin kirjutada näete niimoodi Viru res as sulud ja nüüd kopida siit selle päringu. Ja nagu te näete, ma olen nüüd selle alampäringu siin niimoodi ühekordselt ära deklareerinud ja nüüd siin selles järgnevas põhipäringus ma saan viidata nime järgi sellele alampäringu. Nii et kui ma võtan ja panen selle käima, siis ka selle lause käivitamine õnnestub. Ja kui te nüüd küsite, et kas saaks teha siis siin PostgreSQLis ka midagi, mis nii-öelda on sarnane selle topi lahenduse, et siis tegelikult saab küll, et täpsemalt ma võtan siis siit selle päringu ja sorteerin tulemuse arvu järgi kohanevalt. Ja vot nüüd üks selline viga, mida kohtab, et näiteks kui te isegi küsite kuskilt otsite internetist kas või vastuseid sarnasele ülesandele, et mida teile soovitatakse, on see, et kasutage limit-klauslit. Kirjutage siia lause lõppu limit 1. Et kõigepealt punkt A limit-klausel ei ole defineeritud SQL standardis, osades süsteemides, nagu näiteks PostgreSQL ta on olemas, aga see limit tõepoolest teeb seda, et ta tagab, et teile maksimaalselt tagastatakse üks rida. Aga see ei pruugi olla õige tulemus, sellepärast et päringu tulemuses võib olla ka rohkem kui üks rida, kuna võib olla rohkem kui üks aasta, kus on siis tehtud selliseid, kus on tehtud ühe palju kõige rohkem reserveerimis. Et selle asemel peaks siia kirjutama fetch first one rows ja with bytes. Ja selline süntaks on muideks siis ka ette nähtud SQL standardis, et standardile vastav süntaks. Ja see with ties tagab siin nüüd seda, et kui on mitu rida, kus kohas on see arv siis kõige esimene või on mitu rida kõige esimese arvuga, et siis sellisel juhul tagastatakse kõik need read. Need sorteeritakse arvu järgi kahanevalt. Esimestes ridades on arv 3 ja nüüd see with ties ütleb siis seda, et tagasta mulle nüüd kõik need read, kus kohas on arv 3. Nii et see oleks siis lahendus, erinevad lahendused PostgreSQLis. Ja mis puudutab siis nüüd seda LibreOffice Base'i, siis siin oleks mul siis vaja teha sellist või nii-öelda kasutada siis sellist. Siin on nüüd see probleem, et tuli välja, et siin selles LibreOffice Base'is ei saa group by või LibreOffice Base'ile ei meeldi, kui kirjutada sinna siis see
group by klauslisse selline avaldus. Nii et LibreOffice Base'i jaoks ma peaksin siis seda lauset siin teisendama niimoodi. Selle siia, panen selle ka siia, siis teisendan siin kõik convert case to uppercase, siia panen Viru ja nüüd siin group by, vaat selle asemele pean kirjutama group by aast ja selle asemele pean kirjutama group by aast. Kas see läheb siit käima? Et läks käima, aga siin mul oli see probleem, et siin tuli ka see Viru kirjutada väiksemalt. Nii et kopeerin selle siia, panen käima ja näete, annab samasuguse tulemuse. Ja nüüd on mul võimalik siis siin ka teha natukene lihtsustusi. Et ma näiteks ma saaksin teha siis niimoodi. Count Pärn võrdub selle alampäringu tulemusega. Et natukene sai seda lauset lihtsus. Nii et olgu see siin ka siis selline väikene illustratsioon, et kuidas ikkagi igal andmebaasi süsteemil on omad sellised nipid ja trikid ja kniftid. Et kui ma oleks siia kirjutanud group by, siia oleks kirjutanud selle avaldis, et vaat siis sellisel juhul see lause poleks LibreOffice Base'is töötanud. Nii et vaadake, kui huvitav, et Access just nimelt tahtis, et ma siia selle avaldis, et ma kirjutaksin siia selle avaldis. Et kui ma kirjutasin siia selle alias, siis selle peale Access andis vea. Aga nüüd see HSQLDB, mida siis LibreOffice Base kasutab, et tema tahab jälle hoopis vastupidi. Et ma pean siia group by klauslisse kirjutama selle aliase, mille ma sellele Veerule andsin, mitte siis selle avaldise, millega ma eraldasin algusajast aasta arvu. Et olgu see jällegi selline pisikene illustratsioon selle kohta, et kuigi me kasutame SQL keelt ja õpime SQL keelt, et siis ikkagi on igas andmebaasi süsteemis oma SQL-i dialekt. Et kahtlemata on nendel dialektidel ka palju sarnasusi, eriti nendes põhiasjades, aga igal dialektil on omad erisused, nii omad lisavõimalused kui ka siis omad puudused ja puudujäägid. Ja siis näiteks neid ühiseid tabeli avaldisi ega ka näiteks seda fetch first one rows with ties, seda ei ole võimalik siin LibreOffice Base'is kasutada. Läheme siis edasi 4. ülesandega. Leidke külalised, kes on teinud keskmisest rohkem reserveerimisi. Külalisi, kellel reserveerimiste arv on 0, ei ole vaja keskmise arvutamisel arvestada. Päringu tulemuses peab olema 2 veergu. Väljastage külalise eesnimi ja perenimi ühe stringina ning külalise number. Sorteerige tulemus külalise numbri järgi kasvab. Et vihje stringide konkatenatsiooni operaator jälle Accessis on siis see AND operaator. Et mida mul oleks siis vaja teha? Mul oleks vaja leida erinevate külaliste kaupa nende reserveerimiste arv. Mul oleks vaja leida nende reserveerimise arvudest keskmine. Ja siis mul oleks vaja leida need külalised, kellel nende reserveerimiste arv on sellest keskmisest suurem. Nii et võtan siis ette siit järgmise akna fail ja new. Võtan siit language, S ja SQL ja saan hakata siia kirjutama. Nii et kui ma kirjutan select külalise number from reserveerimine. Et kui ma siis kirjutan niimoodi, siis ma leian reserveerimise tabelist kõikide külaliste, ma leian reserveerimise tabelist külaliste numbrid
ja kui ma vaatan seda tulemust, näete, tulemuses on korduvaid ridu, sellel põhjusel, et ühel ja samal külalisel võib olla mitu erinevat reserveerimist. Nüüd järgmisena ma siis grupeerin külalise numbri järgi. Ja leian erinevate külaliste kaupa või iga külalise kohta, kellel on vähemalt üks reserveerimine, tema reserveerimiste arv. Et vaadake, kui ma kirjutan sellise päringu, siis selle päringu tulemuses saavadki olla ainult sellised külalised, kellel on vähemalt üks reserveerimine, sellepärast et kui külalisel ühtegi reserveerimist ei ole, siis sellisel juhul selle külalise kohta ei ole reserveerimise tabelis mitte ainumastki rida. Nii et mul ei ole kuidagi vaja enam teistmoodi või erinevalt hakata nüüd kontrollima seda, et kas siin on tegemist külalistega, kellel on vähemalt üks reserveerimine või mitte. Et selle päringu tulemuses mul ongi külalised, kellel on vähemalt üks reserveerimine. Ja nüüd, kui ma vaatan selle päringu tulemusi, siis tegelikult mul oleks vaja leida nüüd keskmine üle nende arvud. Nii et ma võtan ja teen nüüd niimoodi, et ma jätan siit alles ainult need arvud. Ja nüüd kirjutan siis niimoodi, et select AVG arv as keskmine from ja siia panen selle alampäringus. Ja kui ma panen selle alampäringu käima, panen selle lause käima, tulemus on 9,75. Et vaadake, üks asi on siit lausest puudu. Et ma võtan ja salvestan selle query objekti ära, näiteks nime all keskmine, panen selle access'i query objekti siit kinni ja võtan ta uuesti SQL-i vaates lahti. Ja näete, tulemusena on nüüd Access täiendanud siin seda koodi ja on siia koodi lõppu pannud selle alias. Et tegelikult, kui mul on from clause'is alampäring, siis ma pean andma keelereeglite kohaselt sellele alampäringule alias. Ja kui te vaatate neid sümboleid siin, siis kui te olete lugenud koomikseid, siis tavaliselt selliseid märke kasutatakse siis, kui seal koomiksis on kasutusel mõned vandesõnad. Nii et sellega Access tahab mulle tegelikult öelda siis seda, et ma oleksin pidanud siia kirjutama selle alias. Nii et ma kirjutan siia näiteks siis, et ma ei tea, as res arv. Et osades andmebaasi süsteemides see alias on kohustuslik, nii et näiteks kui ma käivitan PostgreSQL'is, üritan käivitada PostgreSQL'is seda päringut ilma aliasat, et siis ma saan veel teada, et subquery in from must have an alias. Nii et sellepärast ma panen siia selle aliase, et kui ma selle lause kopeerin siia DB-fiilisse ja panen selle käima, et siis sellisel juhul selle lause täitmine kenasti õnnestub. Ja nüüd, kui ma olen siis välja arvutanud selle keskmiste reserveerimiste arvu, et siis on mul vaja leida külaliste kohta nende reserveerimiste arv. Siin juba teate, et kasutan trim funktsiooni. Ja näiteks ühendan nüüd need tabelid külaline ja reserveerimine kokku, kasutades siis seda uuemat ühendamist ja sümptomist. Ja group by ja grupeerin siis külalise numbri. Ja selle avaldise järgi. Ja nüüd
Panen siia praegu ka pöördumise selle funktsiooni kaupale. Ja lihtsalt panen siit kõigepealt prooviks selle päringu käima. Et selle päringu tulemuses on mul siis kokku ühendatud tabel külaline tabeliga reserveerimine, kasutades inner join operatsiooni. Tähendab seda, et selle päringu tulemuses ongi andmed ainult nende külaliste kohta, kellel on vähemalt üks reserveerimine, et sellised külalisi, kellel ühtegi reserveerimist ei ole, et selle inner join operatsiooni tulemuses ei ole. Ma grupeerisin nüüd siis selle külalise numbri järgi ja ka siis selle külalise nime järgi ja pidin kasutama siin seda avaldist ja loendasin siis iga külalise kohta kokku, et kui suur on tema reserveerimiste arv. Ja nüüd siit sellest päringu tulemusest pean ma alles jätma ainult sellised read, kus kohas see arv on siis suurem kui see keskmine reserveerimiste arv. Nii et ma lisan siia juurde siis having clause'i, nii et having clause'isse pannakse siis need täiendavad piirangud, millega siis piiratakse päringu tulemust selle välja arvutatud kokkuvõtte funktsiooni väärtusalus. Having count on suurem kui ja tegelikult näete, ma panen selle siia alampäringuks ja ma rääkisin teile, et on võimalik siis kasutada mul SQL-is neid skalaarseid alampäringuid. Skalaarne alampäring tagastab mulle tabeli, kus on üks veerg ja 0 või üks rida. Andmebaasi süsteem automaatselt saab teisendada selle skalaarseks väärtuseks. Ja ma saan seda skalaarset alampäringut kirjutada igale poole, kuhu ma muidu kirjutaksin konstandi. Nii et ma oleks võinud siia kirjutada niimoodi, et on suurem kui 9,75. Aga see oleks olnud ebaõige, kuna niipea kui andmebaasis andmed muutuvad, see päring muutub valeks. Nii et selle asemel ma pean leidma selle keskmise siit dünaamiliselt. Ja sulgudes on siis alampäring, millega ma leian siis keskmise reserveerimiste arvu. Panen selle päringu käima. Ja päringu tulemuses on siis, näete, sellised külalised, et nendel on reserveerimisi keskmisest rohkem. Kui ma nüüd siis oleksin tahtnud kasutada seda päringut Oracle'is, et siin siis teatavasti niimoodi. Ja siis oli see, et arvu tegelikult ei olnud vaja väljastada. Et arvu polnud vaja väljastada ja kas oli vaja ka sorteerida, et vaatame seda ka kohe. Et sorteerige tulemus külalise numbri järgi kasvavalt, et sorteerimine oli mul siit ka puudu. Order by, külaline punkt, külalise number. Et ma pean siin viitama sellele tabelile, kuna mul tegelikult on veerg nimega külalise number, nii tabelis külaline kui ka tabelis reserveerimine. Et sellepärast pean täpsustama, et millist tabeli veergu ma siin täpsemalt silmas pean. Ja nüüd, kui ma oleks siis tahtnud sama koodi käivitada PostgreSQLis, et siis kõigepealt näitan, et minimaalsete muudatustega siia niimoodi ja siia niimoodi ja siis kasutan siin ka seda qualest. Et see qualest funktsioon tagastab siis vasakult lugedes esimese argumendi, mis ei ole null. Nii et kui perenimi on olemas, tagastab perenime, kui perenimi puudub, tagastab tühjastring. Nii et kui ma võtan siit selle koodi ja panen käima PostgreSQLis, siis nagu te näete, töötab see sama kood ka PostgreSQLis minimaalsete muudatustega. Et PostgreSQLi puhul ma oleks saanud siin teha natukene lihtsustus. Et kõigepealt üks asi, mida PostgreSQL toetab, on see, et ma saan siit eemaldada group by clause'ist selle grupeerimise selle nime järgi. Sellepärast, et andmebaasi süsteem on piisavalt tark, saamaks aru, et külalise number identifitseerib unikaalselt külalise ees ja perekonnanime. Järelikult ma group by clause'isse ei pea kirjutama seda. Et kui ma siin access'is jätaksin selle
siia group by klauslisse kirjutamata, siis see kood ei käivituks. Et mulle öeldakse, et mul on group by klauslist veerge puudu. Et ma pean siin access'is ja group by klauslisse panema kõik need veerud, mis mul on ka select klauslis ja millele ma seal select klauslis kokkuvõttev funktsiooni ei rakendu. Nii et siin ma sain näiteks siis seda group by klauslit lihtsustada. Et see oleks siis üks asi, mida ma saan teha rohkem või teistmoodi siis PostgreSQL-i puhul. Ja no, rääkides siis LibreOffice Base'ist, et kui ma nüüd kopeerin siit selle koodi, valin siit edit, convert case to ja uppercase. Ja siin siis group by klauslisse tuleb panna see group by külalise nimi. Ma ei saa panna siia seda avaldust. Ja nüüd siis võtan ja käivitan selle koodi siin. Võtame, et läheb käima, et siin on kuskil mingisugune viga. Kus mul see viga siin siis saab olla? Group by. Mul oli siin, loomulikult mul oli siin üleliigne sulg. Nii et nägite, et see veateade siin LibreOffice Base'is ei olnud ka just üleliia sisukas. Et ütles, et syntaksi viga. Siin oli üks üleliigne sulg, aga tegelikult ei viidatud üldse selle vea asukohal. Et siin nüüd on mingisugune järgmine probleem, et vaatame siis, üritame selle üles leida, selle probleemi. Et nii. Okei. Et mul on siin tegelikult need vastused olemas ka juba eelnevalt koostatud. Et mitte siin nii-öelda kulutada aega selle peale, et siis otsida siit seda viga. Loomulikult mul läks meelest ära see, et kui ma kasutan PostgreSQL'is või kasutan LibreOffice Base'is seda trim funktsiooni, et siis LibreOffice Base tahtis seda, et see trim funktsioonile siin antakse ette ka see märk, mis tuleks siis stringi algusest ja lõpust ära kärpida. Et see oli midagi, mida LibreOffice Base tahtis, aga Access'i PostgreSQL'i tahtis. Nii et jällegi näete, et erinevatel andmebaasisüsteemidel erinevad tootmised ja ütleme, see muudab ikkagi natukene selliseks keeruliseks selle olukorra, et kui ma kirjutan nüüd koodi ühe andmebaasisüsteemi jaoks ja tahan selle koodiga minna teise andmebaasisüsteemi, et siis see kood võib seal käivituda, aga võib ka mitte käivituda või see kood käivitub, siis ta võib selles teises andmebaasisüsteemis anda mingisuguse teistsuguse tulemuse, sellepärast et selle koodi taga on teises andmebaasisüsteemis natukene teistsugune loogika. Või nii-öelda selle koodi täitmisel siis nii-öelda rakendub mingisugune teistsugune loogika. Niimoodi, et see on siis ülesanne number 4. Ja ülesanne number 5. Leidke iga külalise kohta, kellel on vähemalt üks reserveerimine, kuu või kuud, millal on ta alustanud kõige rohkem reserveerimisi. Väljastage külalise number, perenimi, kuu number ja reserveerimiste arv, veerusnimega arv. Kasutage tabelite külaline ja reserveerimine aliastena vastavalt nime K ja L. Ja tabelite ühendamisel realiseerige join'i tingimused where klausli abil. Ja siis on vihjatud, et Microsoft Access'is on olemas selline funktsioon nagu month, mis siis võimaldab mul eraldada sellest kuupäevast konkreetse kuu. Et alustan siis lahenduse kirjutamisest Access'i jaoks.
võtan siit language ja võtan siit SQL. Nii et select külaline punkt, külalise number, nimi, alguse aeg, from külaline as ka, reserveerimine as erv, where ka punkt, külalise number võrdub erv punkt, külalise. Nii et selle päringuga ühendan kokku tabelid külaline ja reserveerimine. Iga reserveerimise juures näitan andmeid ainult selle konkreetse külalise kohta, kes siis reserveerimist tegi. Ja nüüd näete, ma tegingi juba ühe vea, et tegelikult pean ma kirjutama siia mitte külaline punkt külalise number, vaid ka punkt külalise number. Sellepärast, et ma olen võtnud kasutusele siin tabeli alias ja tegelikult, nagu on näha ka siit sellest koodist, siis neid klausleid siin selles lauses ei täideta üksteise järgi. Et sisemiselt nende klauslite täitmise järjekord on hoopis teistsugune. Et nii-öelda, kuidas sisemiselt selle lause täitmiseks need operatsioonid läbi viiaks. Nii et kuigi ma deklareerin selle nii-öelda aliase ka ära reas number 2, siis tegelikult sellele aliasele ka ma pean viitama siin juba reas number 1. Ja kopeerin nüüd selle koodi siia, panen selle koodi käima ja nagu te näete, see kood läheb käima. Päringu tulemuses on siis üks rida iga reserveerimise koht. Näidatakse siin reserveerimist teinud külalise numbrit, näidatakse reserveerimist teinud külalise perekonna nime ja tema reserveerimise algusaeg. Siis kuupäeva täpsusega. Et ütlen, et ma tahan näha siin ka alguse kuud, et selle eraldamiseks ma kasutan siis seda funktsiooni month, mis nagu on öeldud, on Accessis olemas. Ja kui ma panen nüüd selle päringu siit käima, siis päringu tulemus on selline. Et mul on leitud külalise number, on leitud külalise perekonna nimi, alguse aeg ja alguse kuu. Ja tõepoolest näete, et toimib see õigesti, et 14. märts 2013, alguse kuu on 3. 14. jaanuar 2022, alguse kuu on 1. 15. detsember 2013, alguse kuu on 12. Nii et see funktsioon month eraldab siis kuu identifikaatori, mis on siis vahemikus 1–12. Et siis 1 tähistab jaanuarit ja 12 tähistab seda detsembrit. Nüüd mind tegelikult need alguse kuupäevad ei huvita, mind huvitavad ainult alguse kuud. Et nüüd on siis päringu tulemus selline ja nüüd ma peaksin siis grupeerima. Peaksin grupeerima külalise numbri, perekonna nime ja alguse kuu kaupa selleks, et leida siis iga külalise puhul iga kuu kohta, millel tal on alanud mõni reserveerimine. Et kui mitu reserveerimist on tal sellel kuul alanud. Nii et võtan, kopeerin selle koodi siia aknasse ja nüüd siis kirjutan siia group by. Siia kopeerin kõik selle, mis mul on select klauslis ja siia select klauslisse lisan selle alias. Lisan pöördumise kokkuvõtte funktsiooni poole count. Ja nüüd, kui panna see kood siit käima, siis päringu tulemus on selline. Nüüd on siis välja arvutatud konstatistika, et iga külalise puhul on näidatud kõik need kuud, millal tal on mõni reserveerimine alanud ja iga selle kuu kohta on näidatud, et milline on siis see kuu, milline on sellel kuul alanud reserveerimiste arv. Ja siin on jällegi võimalik, et mõnel külalisel on tegelikult see kõige populaarsem kuu, et neid võib olla mitu tükki. Nii et näiteks siit on visuaalselt näha, et Voorstril on kõige rohkem reserveerimisi alanud märtsis, aga Talil on kõige rohkem reserveerimisi alanud võrdselt märtsis ja jaanuaris. Ja Tali puhul tuleb väljastada nii märts kui ka jaanuar. Ja nüüd, kuidas siis lahendada seda kuidas siis lahendada seda üle query tekkinud, et kustutan selle ära. Et kuidas siis lahendada seda kõige lihtsamalt Accessis.
et ma võtan ja salvestan ära siis nii-öelda reserveerimise. Salvestan selle query ära mingisuguse nime all, no näiteks query nimega rescue. Ja nüüd saaksin ma võtta ja kirjutada päringu, select turn from rescue where. Ja mäletate, meil oli juba üks sarnane ülesanne. Et siis ma kirjutasin siia niimoodi, select max arv as max from rescue. Et kui ma nüüd prooviksin seda lahendust siin, mitte siis siin, vaid ma panen selle, nii-öelda salvestan selle query rescue, salvestan siin ära. Ja nüüd siis avan järgmise query akna ja teen nüüd siis päringu selle tabeli põhjal rescue. Et kui ma nüüd proovin seda mis siin siis nüüd on? Select max arv from where arv võrdub, et see jäi mul siia määramata. Nii et kui ma kirjutan näete niimoodi. Võtan siit see kujundus ehk disain, vajutan käivitamise nupule, siis ma leian globaalse maksimumi. Et ma leian nüüd üle kõikide külalist sellised read, kus see arv on kõige suurem. Nii et nii-öelda kõige suurem reserveerimiste arv ühes kuus külaliste poolt oli Voostri poolt, kellel märtsis on alanud 9 reserveerimist. Aga tegelikult siin ülesanne oli selline, et ma pidin leidma selle maksimaalse arvu nüüd iga külalise kohta. Ja vaat nüüd ma muudan siis selle alampäringu siin korreleeruvaks alampäringuks. Korreleeruv alampäring tähendab seda, et see alampäring ja põhipäring on omavahel läbi põimunud. Nii et praegu siin sulgudes olev alampäring on mitte korreleeruv alampäring. Et kui ma võtaksin, kopeeriksin siit selle lause, kleebiksin selle siia aknasse, paneksin käima, et siis näete, see alampäring käivitub eraldiseisva üksusena. Et mul ei ole nii-öelda selle päringu täitmiseks ei ole vaja mingisugust teist päringut. Et mul on võimalik siit sulgudest võtta see alampäring ja seda eraldiseisva üksusena käivitada. Nüüd ma muudan selle alampäringu, mis hetkel on mitte korreleeruv alampäring. Muudan selle siis korreleeruvaks alampäringuks. Ja selleks lisan siia juurde alampäringusse where closely. Ja vaat nüüd mul on tegelikult vaja nii alampäringus kui põhipäringus viidata sellele tabelile resq, aga niimoodi, et justkui oleks tegemist kahe erineva tabeliga. Nii et siis ma võtan kas alampäringus või põhipäringus kasutusele alias. Ja kirjutan siis niimoodi, where RK külalise number võrdub resq külalise number. Ja kopeerin selle lause siia ja panen käima ja päringu tulemus, näete, on selline. Et iga külalise kohta on leitud see kuu või need kuud, mille puhul tema reserveerimiste arv on maksimaalne. Et mida nüüd tähendab see, et siin sulgudes on korreleeruv alampäring, et see korreleeruv alampäring tähendab siis seda, et ma siit sulgudest, kui ma kopeerin välja selle alampäringu ja üritan seda alampäringut käivitada eraldiseisva üksusena, et siis see tegelikult ebaõnnestub, sellepärast, et nagu te näete siin alampäring viidatakse tabelile nimega RK, mis on tegelikult nimetatud põhipäringus. Ehk tegelikult see alampäring on siin selle põhipäringuga läbi põimunud. Ja seda alampäringut on võimalik täita ainult koostöös põhipäringuga. Ehk siis täitmise idee on selline, et iga rea korral tabelist reserveerimise kuu vaadatakse, et kas see arv
on võrdne selle konkreetse külalise maksimaalse arvuga, kelle andmed on siis selles tabeli res6 vaadeldavas reas. Ja kui see arv on võrdne selle külalise maksimaalse arvuga, siis sellisel juhul see rida väljastatakse, kasutajale. Vaatame, kas siin oli vaja ka sorteerida. Sorteerige tulemus külalise numbri järgi kasvavalt. Nii ei. Siin ei olnud isegi vaja, siin ei olnud isegi öeldud, et ma peaksin seda tulemust sorteerima. Nii et sorteerimist me siia ei pane. Ja kui ma nüüd tahaksin siis teisendada seda lauset niimoodi, et siin oleks tegemist ühe lausega, et siis näete, ma teen niimoodi ja ma teen niimoodi ja siis võtan ja panen sulgudesse selle lause. Panen siia selle lause ja panen siia selle lause. Ja nüüd vaatan, panen selle koodi siit käima. Käivitamine õnnestub. Ja nüüd on siit võimalik ka siis natukene lihtsustada, näiteks niimoodi. Ja siis tegelikult isegi mitte, et ma kasutan siin seda aliast. Et mida ma saan lihtsustada, on see, et vaat siin selles alampäringus mul on vaja, ei ole vaja tabelit külalil. Ma saan võtta siit selle maha, ma saan võtta siit selle maha. Ma grupeerin külalise numbri järgi. Ja võtan siit selle maha. Siit selle maha. Nii. Ja proovime nüüd, kas see lause siit käivitab. Et käivitus. Et siin mul oli võimalik lihtsustada, et võt siin selles alampäringus, kui ma leidsin seda maksimaalset arvu, et seal mul ei olnud külalise perekonnanime vaja ja sellepärast siin ma sain seda lauset lihtsustada. Nüüd, kui ma võtan selle koodi, mis ma olen kirjutanud siin Accessi jaoks, et läheb ta üks-ühele tööle ka PostgreSQLis. Vabandust, ei lähe, et ajasin teile kägu, sellepärast, et PostgreSQLis ei ole funktsioon month, vaid on hoopis funktsioon extract. Extract month from. Et niimoodi. Et aga kui see nüüd kõrvale jätta, siis kui ma selle asenduse siin ära teen ja panen selle ja siia panen selle, ja nüüd kopeerin selle lause uuesti. Siis nüüd näete, selle lause täitmine õnnestub ka PostgreSQLis. Siis on mul võimalik kirjutada seda lauset lihtsamalt, kasutades siis jälle seda võimalust kasutada seda BIF klauslis olevat ühistabeli avaldist. res6 as ja siia sulgudesse panen siis selle koodi. Nii et see with klauslis olev alampäring, et ta võimaldab mul lihtsalt muuta seda koodi natukene paremini loetavamaks ja võimaldab mul muuta seda koodi kompaktsemaks. Nii et ma saan kirjutada selle lause niimoodi, et siin with klauslis on see alampäring ja siis siin järgnevas lauses ma siis viitan sellele alampäringule, mille ma olen siin with klauslis ära defineerinud. Nii et võtan ja kopeerin selle siia aknasse. Ja käivitumine õnnestus. Ja nüüd kõige lõpuks viimase lahendusena näitaksin ma teile siin seda lahendust. Vaatame, mis siin oli vaja väljastada.
Okei, et näitaksin ma teile seda lahendust, mis siis kasutab seda fetch first rows only koos sektsioonideks jagamisel. Et näete, kui ma kirjutan niimoodi order by arv ascending, et siis ma sorteerin selle nii-öelda, et see ei ole nüüd mitte see fetch first rows only, vaid ma kasutaksin siin siis sellist funktsiooni nagu on rank või rankingu arvutamise funktsioon. Et mis siis leiab asetuse pingereas. Et tegelikult ma oleksin saanud seda pingereas oleva asetuse lahendust kasutada juba selle 3. ülesande juures, kus kohas ma oleksin saanud teha näete niimoodi. Et kui mul oli nüüd siin see lause, siis ma oleks saanud kasutada sellist funktsiooni nagu rank või dense rank. Rank over order by count disk as asetus. Ja mida teeb see rankingu funktsioon? See rankingu funktsioon teeb sellist asja, et ta arvutab siis asetuse pingereas. Ehk antud juhul nii-öelda aastaarvude esinemise pingereas. Aastad 2011 ja 2013 on esimesel kohal ja aastad 2017, 2009, 2012, need on juba siis madalamatel kohtadel, et siin see 3. veerg näitab siis asetust pingereas. Ja tegelikult on olemas siin 2 funktsiooni, rank ja dense rank, et see rank tagastab pingerea, kus võivad olla tühikud, ja ta näiteks tulebki, et pingereas on 1, et mingisugused elemendid on pingereas esimesel kohal ja siis järgmised elemendid on 3. kohal. Ja siis on ka selline funktsioon nagu dense rank, mis tagastab siis tiheda pingerea. Et antud juhul, kuna mind huvitavad pingereas kõige esimesel kohal olevad aastaarvud, siis mul vahet ei ole. Et ma kasutan, kas ma kasutan rank või dense rank funktsiooni. Nii et ma saaksin siia lahendada selle ülesande 3 ka niimoodi, et ma siin with klauslis alampäringuga leian siis nii-öelda aastate asetused ja siit leian siis aasta ja arv from asetused where asetus võrdub 1. Et leiaksin siis pingereas esimesel kohal olevad aastad. Et ma oleksin seda 3. ülesannet PostgreSQLis saanud lahendada ka niimoodi, et kasutades seda pingerea arvutamist. Ja nüüd tegelikult seda sama lahendust ma saaksin kasutada ka selle ülesande number 5 juures. Aga siin on vaja nüüd seda pingerida arvutada sellisel viisil, et ma arvutan selle pingerea mitte üldiselt üle kõikide külalised, vaid ma arvutan selle pingerea iga külalise kohta eraldi. Nii et mul on võimalik siin kirjutada ramp over partition by ka punkt külalise number order by count ascending as asetus. Ja kui ma nüüd võtan siit selle päringu ja panen selle päringu käima, siis ta töötab ja siin on nüüd näha, et on arvutatud siis iga külalise kohta pingerida tema kuudest, et millal tal siis on olnud kõige rohkem reserveerimist. Et on näiteks Sharkil on nii jaanuaris, veebruaris kui märtsis ühepalju kõige rohkem reserveerimisi ja need kuud on tal pingereas kõige esimesed. Ja nüüd saaksin ma lisada siia siis selle
sellesse ühisesse tabeli avaldisse, asetused äärs, panna selle siia tulgudesse ja nüüd kirjutada, et select külalise number, pere nimi, alguse kuu, arv, from, asetused, where, asetus võrdub 1. Ja kui ma panen selle päringu käima, siis päringu tulemuses need ongi iga külalise kohta see kuu või need kuud, kus kohas tal on kõige rohkem reserveerimisi. Nii et siin siis nii-öelda selleks trikiks oli kasutada selles rank funktsiooni puhul siis seda partition by võimalust, kus kohas ma siis arvutan selle rankingu või asetused nii-öelda mitte globaalselt, vaid lokaalselt iga külalise kohta. Et iga külalise kohta arvutan selle asetuse põhinedes siis tema selle reserveerimiste arvul, kus juures siis nii-öelda need kuud, kus see arv on suurem, et need on asetuse seespool ja need kuud, kus see arv on väiksem, et need on siis asetuses tagapool. Nii et sellist lahendust oleks ka võimalik olnud selle ülesande 5 puhul kasutada siis PostgreSQL-i andmebaasisüsteemis. Ja mis puudutab siis lahendust LibreOffice Base'is, et ma ei hakkagi enam siin seda lauset siin teisendama, et olgu siis öeldud, et siin LibreOffice Base'is mul samamoodi ei ole funktsiooni month, küll on olemas funktsioon extract ja mul ei ole võimalik kasutada seal seda rank ja dense rank funktsioone, et ma pean kasutama siis seda nii-öelda algset lahendust, mille ma siin välja pakkusin. Ja nagu siis ka juba eelneva näite pool öeldud, et siis LibreOffice Base tahab, et siia group by clause'isse ma just nimelt kirjutaksin selle aliase, mitte ei kirjutaks siia group by clause'isse seda avaldust. Nii et tegelikult vaat need funktsioonid rank ja dense rank, mida ma siin PostgreSQL-i pool kõige lõpuks kasutasin, et need kuuluvad nimetatud akna funktsioonide hulka või window function. Et mul tegelikult on siis nagu siin, sest võib mõelda niimoodi, et mul on siin nii-öelda selle tabeli põhjal nagu selline aken, mille põhjal ma arvutan siis näiteks antud juhul välja selle rankinguga, et sinna nii-öelda aknasse kuuluvad siis mingisugune hulk idas. Et neid kutsutakse siis akna funktsioonideks ehk window function. Nii et need oleksid siis minupoolsed lahendused selle nendele 5 ülesandele, mis on siin välja toodud. Ja olgu see teile siis ühtlasi demonstratsiooniks, et nii-öelda selline ühelt poolt need andmebaasisüsteemid võimaldasid kasutada samasuguseid võimalusi. Et nii-öelda olid mingisugused lahendused, mis peaaegu üks-ühele toimisid kõikides andmebaasisüsteemides. Aga siis oli ka nii-öelda igal andmebaasisüsteemil omad erisused ja sellega te peate üldiselt SQL-i kirjutamisel ka arvestama.